Tere pärastlõunat! Need, kes seal taga seisavad, võib-olla tulevad ette istuma. Minul on igatahes väga hea meel siin olla ja juhatada sisse kirurgide sessioon. Veidikene korraldusega poole pealt, et iga ettekande lõpus on meil aega jäetud 5 minutit küsimuste jaoks, kui teil on selliseid pakilisi küsimusi. Ja loomulikult sessiooni lõpus on meil selline pikem arutelu, kus saate juba kõigi käest korraga küsida. Minu nimi on Airi Tark. Ja juhatan sisse kirurgide sessiooni. Kindlasti me ei hakka siin rääkima täna erinevatest kirurgilistest haigustest, operatsioonimeetoditest, tehnilisest poolest, vaid võib-olla sellest poolest, millest kirurgid eriti ei taha rääkida või ei ole teistele erialadele nii selgeks tehtud, et selline võib-olla väike sisekaemus kirurgi sisemisse ellu. Et teemad on ka valitud sellised, mis näitaksid kirurgi kui spetsialisti muutust ajas, mitte kirurgia kui tehnilise töötaja, vaid kirurgi kui spetsialisti ja professionaalse töötaja muutusi. Minu ettekanne on võib-olla selline üldisem, näitab muutusi üldiselt ja trende, mida mina olen ise tähele pannud. Seejärel on meil doktor Palmiste, kes räägib, kuidas siis kirurg valib oma töökoha, kas siis erameditsiin või haiglasüsteem, tema on mõlemal pool töötanud ja millised plussid ja miinused siin on. Võib-olla see teema puudutab rohkem Tallinnas või Põhjaregioonis elavaid arste, aga kindlasti ka mujal. Kas me peame žonglöörima mitme töökoha vahel ja mis need põhilised motivatsioonid meil üldse selleks on? Ma võin etteruttavalt öelda, et minu puhul kindlasti raha ei ole see motivatsioon. Siis on meil sessioon ettekanne doktor Kirsilt, kes on oma kogemuse saanud ka Soomes töötades, räägib, kuidas me saaksime sealt üle võtta positiivseid noote. Ja teises pooles me siis räägime kirurgi kui täisväärtusliku professionaalse spetsialisti õppest. Nii siis residendi kui õppuri vaatest ja ka juhendaja vaatest, et kas seal on mingid kohti, mida muuta, mis on hästi, mida võiks siis veel arendada. Ja see on ka teema, mida võib-olla ei ole väga palju muudetud aastatega, et kolleeg Kolupäeva teevad sellest ettekanne ja nagu ma tema ettekannest teada ka sain, et mina alustasin oma residentuuri 20 aastat tagasi ja mitte midagi ei ole muutunud. Aga elu on ju muutunud. Kui ma saaksin oma slaidid ka, siis jah, et proovisin siis oma ettekandele tuua välja struktuure ja neid punkte, mis mina arvan, et oleks olulised ja mis mina olen kolleegide arutades leidnud, et on olulised muutused kirurgias. Ja esimene tooksin välja, et kirurg ei ole alati kõikide erialade ja kõikide piirkondadega tegelev. Et ei ole võimalik, et üks arst tegeleb pealaest varvasteni ja teeb seda väga-väga hästi. Loomulikult on sellise üliandekaid inimesed, kelles käeliselt on suuteline lõikama suust sealt varvasteni, aga kas ta teeb seda ka maksimaalselt hästi? Nagu me teame, et mida rohkem me harjutame mingit tegevust, seda paremini me seda teeme ja õppekõver on igasugusel operatsioonil meil. Et kui me mingit lõikust teeme korra aastas, siis kindlasti me ei ole sama heal ja samasuguste perioperatiivsete tulemustega kui see inimene, kes teeb seda 60 korda aastas sellist operatsiooni. Et selline ala spetsialiseerumine on kindlasti kirurgide seas olemas, et üldkirurgide seas on see kui juba loomulikum, aga tegelikult toimub see samamoodi uroloogide, torakaalkirurgide, ortopeedide juures. Et juba perearstid, kes suunavad kirurgile haiget, siis peavad seda jälgima ka, et kas ta satub ikka täpselt selle probleemiga tegeleva spetsialisti juurde.
et need saatekirjad ka kindlasti uuenevad ja juba satuvadki õige subspetsialiteediga kirurgi juurde haiged. Kui me räägime nüüd tehnoloogia integreerimisest kirurgiasse, siis see on paratamatus. See tehnoloogia tulek on paratamatus. See, kuidas me sellega hakkama saame, see on juba meie endi teha. Et ravimfirmad mõtlevad küll välja erinevaid vidinaid, aga kasutama peame hakkama need kõik meie. Ma mäletan seda hetke, kui tuli 3D laparaskoop tuli Ida-Tallinna Keskhaiglasse nüüd pea 10 aastat tagasi, võib-olla vähem natuke. Et siin pildil ongi need esimesed lõikused, mis me tegime, kus pannaksegi nagu päikseprillid ette, kõik tundus nii ebamugav, aga tegelikult see kasu on seal tohutu. Et see tunne, et sa oledki seal nagu lõikus sees, seal organi juures, mida sa lõikad ja see täpsus, mis seal tuleb, on väga kasulik. Aga loomulikult oli ka neid, kellele see ei sobi, ütleme kas vaata mõttes, pea hakkas valutama või lihtsalt on ka neid, kes ütlevad ei kõigele uuele. Aga tehnika areneb ja tulevad uued vidinad juurde ja meie peame sellega koos arenema. Et mina oma esimesed lõikused tegin ka enamused ju lahtisel meetodil, avatud meetodil, aga nüüdsest ütleme selline laparaskoopia on ikkagi saanud pea kõikidel üldkirurgilistel erialadel vähemalt standardiks ja sa pead ajaga kaasas käima. Et see viimane, see robotikirurgia on loomulikult see, kus arengud toimuvad ka tänapäeval, aga Eestisse see jõundu ei ole, et põhjanaabritel ja lõunanaabrid nüüd on ka juba olemas. Aga jõuame ka kunagi sinna. Et mis selle arenguga kaasa toob, on see, et mõeldakse ka kirurgi ergonoomika peale rohkem. Et see kirurgi asend, kas ta on seal sundasendis seal avatud lõikusel kõhu sees või istub rahulikult ja võib-olla saab vahepeal kohvi juua. Et see on ka muutused. Mis veel on märgatav muutus, on see, et kirurg ei ole ainult opitoas. Lugesin ühte statistikat just viimasel ajal, et tegelikult keskmine kirurg viibib opitoas 10% oma tööajast. Minu jaoks oli see üllatus. Ma arvan, eks see varieerub ka kuidagi, aga reaalsus on see, et see, mis toimub opitoast väljas, on põhiline. See, kuidas me suhtleme patsiendiga, patsiendi omastega, suhtleme kolleegidega, oma meeskonna liikmetega, et see ongi see põhiline, mis tegelikult kujundab kuvandi kirurgist. See, mis operatsioonitoas teeme, seda teame meie ja võib-olla siis ütleme jah, need otsesed või kaugsed tulemused on näha ka patsiendile, aga kirurgis kui selline bränding, see toimub suhtluse teel. Et patsiendid ju tulevad nii kirurgi juurde kui ka teiste erialade arstide juurde. Nad on juba teinud Google'is väikse uurimistöö, pannud sisse oma sümptomid AI-sse ja saanud teatud vastused ja ta tuleb, et mina peaksin neid nüüd ümber pöörama või neid kinnitama. See on hoopis teistsugune kirurgiline lähenemine patsiendile, kui minule näiteks ülikoolis õpetati. Siin tulevad ka mõjutusena avalik tähelepanu ja meedia. Kuidas meedia kuvab arsti, kuidas meedia kuvab kirurgilisi tüsistusi, see kõik jätab oma jälje. Miks kajastatakse just teistmoodi läinud ravikulgu, miks loetakse huviga, miks on see nii suure tähelepanu ja all see, kui midagi läheb valesti. Et see paneb nagu mõtlema, kas ma pean siis tegema neid riskantseid lõikusi, kas ma pean tegema neid suuri lõikusi, kus ongi statistiliselt suurem võimalus tüsistusteks, aga keegi ju peab neid tegema ja kõik tahavad ju terveks saada tegelikult. Et see kõik mõjutab kirurgi mõtlemist, see mõjutab kirurgi eraelu ja kõik see žonglöörimine, kuidas sa selle töö ja eraelu, lapsed, hobid, nendega hakkama saad. See on üks suur virvarr ja väga palju energiat nõuab. Et tahad ju olla igal pool hea ja nagu me teame, et kirurgid on pigem perfektsionistid
ja minagi tahan olla ju eeskujulik ema, väga hea abikaasa ja ka ülihea kirurg. Nagu me näeme uuringutest, kahjuks me Eesti uuringuid ei leidnud antud moodi tehtud, et on välja toodud, et üle 40% kirurgidest on juba läbi põlenud. Ja pigem tuuakse välja, et noorkirurgid, eriti residendid, praktikandid, kes tulevad alles haiglasse, nende esimene kuva sellest haiglast on see, et nad põlevad läbi. Kas see ei ole kohutav? Ja uuringuid on tehtud ka üldkirurgidega, kus siis oli näidatud, et üle 2/3 üldkirurgidest on juba läbi põlenud ja tegelikult sellised tõsiseid läbi põlenud võib-olla isegi veerand kirurgidest ja seal oli juurde toodud ka statistiliselt, et suitsidaalsus tunnustega kirurge. Selline vaimne pinge pigem panebki kirurge otsima muid võimalusi, kus töötada, et seda vaimset pinget ja võib-olla sellist oleks vähem ja sellist toetust töökeskkonnas oleks rohkem. Ja mina arvan, et see ongi see põhjus, miks kirurgid lähevad haiglasüsteemist erasüsteemi tööle. Et see, mida pakutakse seal, on selline toetav keskkond ja motiveeriv keskkond, et sa suudaksid areneda, suudaksid oma töö ja eraeluga hakkama saada ja sealjuures ka ellu jääda. Et sellest pikemalt siis doktor Palmistega räägib järgnevas ettekandes. Kirurg ei ole ka spetsialist, kes töötab üksi. Kirurg ei saa opitoas üksi hakkama. Me ei saa opitoos isegi riidesse, meid pannakse riidesse. Opitoost väljapool meil on alati meeskond, kes toetab. Kirurgia opitoas on väga väike osa patsiendi raviteekonnast. See, mis toimub enne opituba, see, mis pärast ambulatoorset toimub, sellel on väga suur tähtsus. Ja seetõttu on ka oluline, et kirurgid suhtleksid teiste erialadega. Võib-olla selline kõige lihtsam ja arusaadavam näide on näiteks multidistsiplinaarne onkoloogiline konsiilium, kus siis on erinevad spetsialistid koos. Seal on radioloogid, onkoloogid, kiiritusraviarstid, kirurgid ja ühtselt siis otsustatakse ühe onkoloogilise haige raviteekond. Et see on tõsine meeskonnatöö. Ja viimasena tooksin välja kirurgide mitmekesisus, mida ma olen ka märganud, et aastatega on muutunud ja aastatega on läinud võib-olla olulisemaks. Näiteks põlvkondade vahetus. Meil on vanemaid kolleege, nooremaid kolleege, kes tulevad kõik oma mõtete ja soovidega. Ja see on muutus, millega me peame kaasa minema, sest rongilt ei taha ju keegi maha jääda. Mis on kirurgile vajalik? Et kui me mõtleme reaalsuses, ta peab hakkama saama väga pingelistes situatsioonides, kiiresti kohanema, kiiresti otsusteid vastu võtma ja meeskonna hing olema. Kas selleks on vaja suuri käsi, väikseid käsi? Kes teab? Levinud on ka mõte, et kirurg võiks olla mees. Võiks olla hallipäine, prillidega, soovitatavalt mees. Aga miks see tuleb niimoodi? Mina võin öelda, et minu pärast võiks nii minu tütar kui poeg saada kirurgiks. Minul enam sellist mõtlemist ei ole, et mees võiks olla kirurg ja naine siis abielluda kirurgiga. Kuigi mul on väga kahju mu mehest, kes peab minuga abielus olema nende valvetega, kus ma olen eemal kodunt. Kui me vaatame statistikat, kui palju mehi ja naisi astub siis kirurgilistele erialadele iga aasta Tartu Ülikoolis. Et on teatud erialasid, kus ongi natuke rohkem alati olnud mehi, mis on nähtavad rohkem. Võib-olla neurokirurgia, ortopeedia on selline, kus alati on millegi pärast olnud rohkem. Tunduvad sellised tõesti võib-olla neurokirurgia selline pingelisem amet, ortopeedia traditsionaalselt võib-olla selline füüsiliselt
raskem, kuigi seal on ka erinevaid erialasid, mida võiks teha, selliseid kergemaid. Aga kus on alati naisi rohkem olnud lastekirurgia. Ütleme lastega võib-olla tõesti naised pigem tunnevad ennast turvalisemalt ja lastel on kergem kontakti saada ka naiskirurgiga. Mingi anomaalne aasta on olnud 2020, kui on olnud tohutult palju naisi rohkem kui mehi, millegipärast seda ma ei oska seletada. Aga mis me näeme siin üldkirurgias ja uroloogias on see, et tegelikult võrdsustuvad. Varsti on ikkagi mehi võrdselt kui naisi juba. Miks kirurgilistel erialadel pigem on mehi rohkem? Mina arvan, üks põhjus võib olla ka see, et arstiteaduskonda astubki naisi rohkem. Et 30% peaks olema meeste osakaal arstiteaduskonnas ja naisi siis 70%. Ja selles siis järelduses võib-olla siis ongi rohkem naisi, kes tahabki kirurgiasse ka minna. Aga mõelda nüüd sellele, kas ja kuidas naised kirurgias hakkama saavad, siis neil on ka väga palju uuringuid erinevaid tehtud. Ma ei ole siin küll nüüd feminist, ma arvan, et nii mehed kui naised on võrdselt head spetsialistid ja ma ei otsinud eraldi spetsiaalseid uuringuid, mis tõestaks seda vastupidist. Aga üks väga suuremahuline uuring hiljuti avaldati, üle 5,5 miljoni patsiendi oli kaasatud. Seal oli 15 retrospektiivselt kohootuuringut kokku pandud ja võrreldud siis ongi, et naiste ja meeskirurgide perioperatiivseid tüsistusi, surmasid ja rehospitaliseerimisi. Ja sealt, mis konkreetselt välja tuli, oli see, et tüsistuste ja rehospitaliseerimise vahet väga ei ole, kas see opereerib nais- või meeskirurg. Aga mis siis vahe oli see, et suremusi ikkagi oli statistiliselt rohkem, kui oli opereeritud meeskirurg. Kui vaadata nagu selliseid tüüpilisi lõikusi, üldkirurgias olid siin sapipõis ja songa operatsioonid, et kuidas seal nagu vahe tuleb välja, siis uuringus oli üle miljoni patsiendi ja seal oli väga hästi ära sobitatud patsiendid nii ASA-skoori järgi, operatsiooni mahu, operatsiooni kestuse, haiguse ja kaasuvate haiguste järgi. Niimoodi, et patsiendid olid suhteliselt võrdsed ja seal leiti siis nii, et naiskirurgide patsientidel oli suremust ja kaugtüsistusi mõlemaid vähem siiski. Huvitav uuring oli tehtud üle 500 000 patsiendi hulgas, kus otsiti siis haigeid, kellel on tehtud suuremahuline onkoloogiline operatsioon ja seal oli kaasatud haiged, kellel oli näiteks maksalõikused tehtud, pankrase, sapiteede, kolorektaalkirurgilised lõikused ja võrreldi siis samuti nais- ja meeskirurgide post-op tulemusi. Et sealgi tuli välja see, et meeskirurgide perioperatiivseid tüsistusi oli millegipärast veidigene rohkem, aga selles uuringus tuli väga hästi välja see, et paremad tulemused olid sel juhul, kui opereeriv kirurg ja patsiendi sugu ühtisid millegipärast. See on väga huvitav. Et võib-olla siin on tõesti see, et tekib mingi düsbalanss või arusaamatus perioperatiivsel jälgimisel või küsitlusel millegipärast usaldust vähem erinevate sugude vahel, et ei oska päris nagu seda seletada. Üks uuring, ma tahaksin sellest veel rääkida, on see, mis ilmus refereeritud hiljuti ka Eesti Arstis, oli meie põhjanaabritel tehtud Rootsis, kus on väga head registrid ja seal sapikivide tõve register, kus 150 000 haiget võeti välja ja vaadati siis võrreldi operatsioonijärgseid tulemusi ja nais-meeskirurgidel. Ja seal olid nii erakorralised kui ka plaanilised operatsioonid. Ja sealt tuli ka välja, et meeskirurgidel esines enam post-op tüsistusi, esines enam ka plaanilisel lõikusel näiteks sapiteede vigastusi, mis on selline tüsistus, mida me ei taha ja väga kardame. Aga mida siis leiti, et see naiskirurgide operatsiooni aeg oli tunduvalt pikem.
Kas siin on väike ettevaatlikkus mängus? Ei oska öelda. Milles siis need vahed võiksid veel tulema? Ma isekeskis nagu mõtliskesin, et võib-olla naised tahavad rohkem leida väljapool ennast sellist kindlustunnet tema ravitaktika õigsuses, et lähtuvad võib-olla rohkem ravijuhenditest, tegevusjuhisest, kolleegidega konsulteerivad aplamalt, käivad haiget võib-olla tihedamini vaatamas, leiavad kontakti, suhtlevad rohkem. Et ainukesed variandid võib-olla, mida mina omas peas nagu mõtlesin, et kas sellist koostööd võiks olla naise puhul rohkem ja julgemini kui meestel. Et on tehtud ka uuringuid opitubades, et mis tingimustel ja millal koostööd ja konflikti on rohkem ja vaadatud just soolisest vaatevinklist operatsiooni ja anestesioloogia meeskondadest. Et leiti, kui mehi, need ei ole ainult kirurgid, vaid kogu opitoa personal ja anesteesia personal, et kui mehi oli toas üle poolte, siis konfliktide arv suurenes millegipärast. Ja leiti, et naisi võiks olla opitoas vähemalt 35%, sealhulgas ka siis anesteesia meeskonnaga arvestades, et siis võiks olla need tüsistusi veidikene siiski vähem. Et kõik need tulemused viitavad ka sellele, et võiks olla selline mitte väga ühte sugupoolt eelistav töökeskkond, et siis selliseid konflikte ja pingeid võiks olla vähem, on ka selline psühholoogiliselt turvaline keskkond ja sellega võiks ka patsiendi turvalisus olla paremini tagatav. Kokkuvõtteks tahaks öelda, et kirurg kui spetsialist ei ole enam käsitööline ja kirurg peab tegelema erinevate aspektidega meditsiinis ja hakkama saama ka eraeluga seal juures, et meie sellised suhtlusmeetodid ja vaimne tasakaal sõltub nii meist, meie kolleegidest, patsientidest, et see ei ole ainult see, mida me opitoas teeme, et see kõik on omavahel seotud. Ja kirurg ei pea olema alati mees, hallipäine, prillidega, võib-olla patsidega, suurte kätega, väikeste kätega, lühike, pikk, tume, ele, mis iganes, peaasi, et ta oma tööd teeb hingega ja oskab seda ka patsiendile jagada ja turvalist tunnet jagada. Mina oma poolt tänan teid. Tänan ka Tallinna kirurgide seltsi poolt, et siin on üks pilt meil jäädustatud seltsi 75. juubeliürituselt. See on selline ajalooline pilt, kuna saime kanda siis maskiga opitoast väljapool, nagu te kõik saite. Et see jääb pikalt meile meelde. Aga ma tänan teid väga kuulamast. Kas teil on kohe mingeid küsimusi? Vaata, kas see on. Et kui ei ole, siis võite natuke mõelda ja kõikide ettekannete lõpus on meil väike arutelu, kus saate siis küsida. Aga kindlasti kasutage ka küsimist anonüümselt, et ettekannete vahel ma siis küsin need küsimused. Aitäh! Juhatan sisse järgmise ettekandja, kelleks on siis Veronika Palmiste ja tema on töötanud nii haiglameditsiinis kui ka erameditsiinis. Haiglameditsiinis üles 20 aasta, võib öelda julgelt. Ja, just. Ja siis räägib natuke nendest põhjustest, miks valida see, miks valida teine, kus patsiendil oleks parem, kus kirurgil oleks parem ja kas üldse nad on võrreldavad oma vahel. Suur tänu sissejuhatuse eest, et mina olen Veronika Palmiste, mina olen oma erialalt veresoonte kirurg. Ja suur tänu doktor Targale, et võimaldasid mul sellise teemaga siia tulla, sest et ma arvan, et see on väga oluline, et me seda teemat käsitleksime.
Ütlen siis kohe ära ka enda võimaliku huvide konflikti, et kuni 23. aasta maini olin ma Ida-Tallinna Keskhaigla veresoonte kirurg. Mulle väga-väga meeldis see töökoht. Ma olin väga õnnelik seal. Ma ütleks, et see oli kõige ilusam aeg minu elust, sest et mulle anti väga palju võimalusi. Aga pärast seda olen ma praegu siis Medita Balticsi kliinikutes veresoonte kirurg. Et kui Ida-Tallinna Keskhaigla on siis haiglavõrgu sisene haigla, siis Medita kliinikud on siis haiglavõrgu väline haigla. Ja minu lahkuminek Ida-Tallinna Keskhaiglaga ei olnud sõbralik. Kindlasti mitte. Ja see ettekanne siin väljendab ainult minu isiklikke seisukohti. Et siit ei ole mõtet nagu kedagi teist mingit institutsiooni tagant otsida. Alguseks siis alustan mõistetest just selle jaoks, et oleks kergem mind jälgida. Kui me räägime erameditsiinist või või riiklikust meditsiinist, siis tegelikult need mõisted ei ole korrektsed. Sellepärast, et tegelikult me mõtleme haiglavõrgu siseseid haiglaid või asutusi ja me võitleme haiglavõrgu väliseid asutusi, sest et tasulist teenust teevad mõlemad. Nii haiglavõrgu sisene haigla on olemas võimalik minna arsti juurde tasulisele vastuvõtule, teha tasulist operatsiooni, on eraldi hinnakirjad ja samamoodi haiglavõrgu väline meditsiiniasutus. Ka temal on oma tasuline teenus, mida patsient ise ostab, aga ta võib olla ka Tervisekassa koostööpartner. Ja see Tervisekassa poolt kaetud teenus mõlemas asutuses on ju ühesugune. Arstid, kes seda teevad, on tegelikult reeglina ühed ja samad, kirurgid vähemalt, sest kirurgi on vähe, nii et me jagame neid. Ja tasulist teenust, et see erameditsiini jutt, et aeg-ajalt, kui keegi mulle sellest räägib, siis ta ajab tegelikult segamini. Ta tuleb ja räägib ikkagi mõeldes sellele, et haige ise ostab selle teenuse. Aga see, millega me täna masjutingimustes tegeleme, on ikkagi haiglavõrgu välistes asutuses, et kas sa oled Tervisekassa koostööpartner või mitte. Et kui palju sa tööd teha saad. Nii, natukene peatun ka sellisel, et mis on meie, kuidas kirurgiks üldse saadakse. Et ma väga palju seda ei räägi, sest et meil on kohe residendi ettekanne, kus tuleb see põhjalikumalt käsitlusele, aga et seal eelnevalt on 6 aastat põhiõpet ja 5 aastat residentuuri. Nagu näete, need inimesed, kes residentuurist välja tulevad, need ei ole tited. On täiskasvanud inimesed, kellel on oma elu ka. Mis tähendab oma elu, et seal on teatud ootused ka meie kaaslastelt, et mida me peaksime suutma pakkuda. Et see sellist meistriks tee on väga pikk. Ja seal on väga palju asju, mis võib valesti minna, kus seda lillekest küll kasvatatakse, aga see lilleke ikkagi närtsib. Kindlasti, mis ei peaks olema ühelegi siin viibivale kirurgile üllatuseks, et residendina tegelikult inimene elab paremini kui udupeene spetsialistina. Eriti nendel ülemineku aastatel, kus on residentuur lõppes ja sa oled esimest 2 aastat eriala spetsialist. Mida me tahaksime, kui me saame ühel hetkel oma tee spetsialiseerumisel läbi käia, me tahaksime, et kui ma olen nüüd udupeen spetsialist, siis ma lähen, mul on oma vastuvõtt, seal tulevad ainult huvitavad haiged, kellele ma saan väga suuri operatsioone pakkuda ja need kõik õnnestuvad. Või siis on see, et ma saan oma tüsistustega ise hakkama. Sellepärast, et mul on toetav meeskond, kes aitab mind, kes nõustab mind, keda mina aitan ja kes on minu jaoks olemas. Ja mitte ühtegi residenti Eesti kirurgiliste erialade residentuuris ei koolitada selleks, et nad tegelikult läheksid haiglavõrgu välistesse asutustesse tööle. Et see kindlasti ei ole eesmärk. Aga mis meid ootab tegelikult? Et tegelikult, kui me isegi saame oma residentuuri lõpuks, meil õnnestub leida töökoht eriala spetsialistina, see sõltub eriala kitsusest, et kuidas see on. Reeglina need uued töötajad lepitakse salhker-mahker kokku ja tegelikult kõikidele
kolleegidele, kes siis uuel inimesel on, et nad isegi ei tea, et see inimene tööle tuleb. Et see on hästi huvitav, et see ei ole, ma mõtlesin, et see on ainult ühe haigla probleem, aga tegelikult see probleem on üleüldine. Ja see ootus, et sul on oma vastuvõtt, sa lähed vastuvõtule ja sul tulevad sellised suured haiged, huvitavad haiged, mina näiteks veresoonte kirurgi, tahaks aorti lõigata, tahaks unearterit lõigata ja siis FP-šunti võiks teha, ja need tulevad kohe mu vastuvõtule, et ma saan kohe hakata ellu viima seda, milleks mind on kasvatatud ja õpetatud. See ei olnud tegelikult üldse nii. Neid patsient ei tulnud ja keegi ei ajanud ette kah. Et see oli päris kurb. Ja loomulikult ka see, et kui sul ära kaovad residentuuri valved, mis kõik ilusti välja makstakse erinevate asutuste poolt, kus sa valveid teed, ja siis eriala spetsialistina, kus näiteks üldkirurgidel on mingid valved juba lepingu sees, siis sa kaotad rahaliselt päris korralikult. Ja selleks sa ei ole ette valmistunud, sa ei oska seda mõelda. Ja loomulikult, mis on väga häiriv ja me tegelikult doktor Targaga arutasime, et me tegelikult loodame, et nüüd tänu sellele vastutuskindlustussüsteemile see probleem haihtub, on see, et on see vastutus ja süü selle eest, kui mingi tüsistus tekib, et see on konkreetselt sinu kui spetsialisti valesti tegemine, et see, isegi kui see ei ole raviviga, vaid sa oled ise süüdi, et sul selline tüsistus juhtus. Miks see nii on? Ma ise arvan, et see kõik sõltub sellest keskastme juhist, kes on otseselt selles osakonnas. On erinevad inimesed, kes saavad keskastme juhiks. Reeglina on need ühed meist, keda siis edutatakse, aga kuna ei arstiteaduskonnas, ei residentuuris tegelikult sellist juhtimisõpet ei ole. Ja kui sa oled tegevkirurg, siis sul kindlasti ei ole olnud aega, et tegeleda oma personalijuhtimisoskuste lihvimisega. Siis sa oledki selles kohas, ma arvan, keskastme juhina, kus sa teed seda, mida sa oskad siis, nagu sa arvad, et võiks osata. Ja siis esimene mõte on see, et mul oli ka nii raske, et ma ei arva, et teistel peaks kergem olema. Ja loomulikult see hirm, et äkki minu vastu moodustatakse vandenõu, siis oleks parem, kui ma surun nad kõik kohe alla, et ei tekiks siin mingit mõtlemist. Või siis keskastme juht on ülimalt ebakindel, et ta võib olla väga hea spetsialist, aga tal see inimeste suhtlemisoskus on väga vilets. Võib-olla me kõik kirurgidena oleme natuke selle autismispektril, sest muidu me ei suudaks oma instrumentide ja tampoonide lugemist aidata kaasa, et me mingil määral kindlasti oleme. Aga seal see, et kuidas moodi see inimestega suhtlemine on, eriti kolleegidega suhtlemine, et see on alati väga, väga keeruline küsimus ja inimesed muutuvad. Kui pagunid peale keerata, siis mõnel ikka katus päris korralikult sõitma hakkab. Ja loomulikult juhina on alati teada, et info valdamine on kõige olulisem, siis on mõnikord mõte, et hoiaks infot kinni, siis vaatan, kellele räägin. Nüüd on see, et miks kirurg sellisesse süsteemi jääb, kui ta ei ole selle keskastme juhi lemmikute hulgas, et miks ta laseb siis endaga niimoodi käituda. Kindlasti on see mõte, mis meile kohe juba residentuuris sisse kasvatatakse, et sul ei ole kuhugi mujale minna. Eesti on nii väike. Sa ei lähe ju ei tee endale, ei osta angiograafi endale ega ei lähe pane putkad püsti. Siis kannatad. Ja siis mõnikord me leiame nagu neid, et mul on opitoas päris hea olla, tegelikult see muu olme ei olegi nii tähtis, et ma kannatan ära. Ja siis võib-olla ka see enda süüdistamine. Ma püüan olla parem. Ja siis, kui see ühel hetkel üle läheb, et ma ei suuda nii hea olla, et ükskõik, mis ma teen, ma ikkagi olen pinnuks silmas, ikkagi ma saan kogu vastu pead, siis on see, et võib-olla ma siis väldin, et ma ei oleks nagu nii nähtaval. Ja loomulikult ka see hirm, mida teised arvavad. Mida nad arvavad, sest et ma võin ütelda seda, et kui minu tööleping ITK-s lõppes, siis päris paljud inimesed, kes minuga väga sageli suhtlesid, järsku enam ei helistanud. Nad tulid vastu, rääksid, oi, kuidas sul läheb, kui kahju ja niimoodi, siis nagu miks sa ei helista. Ma ei teadnud, kas sa tahad, et ma helistaks sulle.
Et seal ongi see, et sellised rasked hetked ka näitavad ära, kes mida väärt on. Õnneks mul on palju neid inimesi. Ja milleni selline ebamugav olukord viib, on see, et kirurg hakkab ka mõtlema, et mul ei ole seda toetust, siis ma kardan eksida. Ma pigem siis ei tee neid keerulisi asju ja saadan minema, sest ma ei julge kellegi teisele selles süsteemis anda. Kergem on ütelda, et nad otsiks kuskilt mujalt abi, need patsiendid. Juhi nägemine on mulle juba ebameeldiv. Ma pigem siis väldin kokkupuudet. Ma ei paku enam oma ideid välja ja olen väga pinges sellest, kui juht mind oma kabinetti kutsub. See on kõige ebamugavam, kui sa oled sellises olukorras. Ja see tähendab seda, et selle kirurgi potentsiaal ning jõudlus ei avaldu selles asutuses mitte kunagi. Ja nüüd on see küsimus, et kuidas kirurg siis erasüsteemi satub, kuigi teda ei ole kunagi kasvatatud selleks, et ta läheks erasüsteemi. Reeglina otsib kliinik ise kontakti selle konkreetse spetsialistiga, mis tähendab, et see spetsialist on välja valitud. Kui üldsüsteemi minekul, siis ikkagi me käime kraapimas selle ukse taga, et kas te võtaksite, kas ta annaks võimaluse. Ja loomulikult erakliinik juba teab ette, et see pakkumine peab olema ahvatlev, aga mitte ainult materiaalses mõttes, vaid ahvatlev ka sellise töökeskkonna suhtes. Et see on see, millega sellel töövestlustel ka tegeleda, selgitakse, kuidas nende organisatsioon töötab. Ja loomulikult peab erasüsteem olema hästi paindlik. Ja loomulikult ka see, et eelkõige pakutakse seal seda töövormi, mis on just selles üldsüsteemis ülimalt ülgastav. Ma ei ole näinud kirurgi, kes armastaks polikliinikut. Vähemalt veresoontekirurgias ma arvan, et on väheseid neid. Ja siis loomulikult see päevakirurgia, see veeni rappimine on ju parem, tahaks ikkagi aorti teha. Aga et erakliinikus on see, mida me siis pakume ja peab olema ka ahvatlev. Ja oluline on ka see, et seal juba töövestlusel räägitakse, et probleem on kliinikul, mitte sellel konkreetsel kirurgil. Et selline süüline vastutus tehakse juba algselt selgeks. Kuidas erakliinik valib, kellele ettepanekut teha? Nagu ütlesin, me ei räägi siin sellest, kui me räägime massilisest vastuvõtust, siis me ei räägi, et inimesed ise ostavad selle vastuvõttu. Me räägime ikkagi, mis on konkreetse kliiniku tervisekassa lepingud ja mis on need mahud. Siis kindlasti tuleb kohe küsimuse alla, et kas kliinikul on plaan, kuidas seda konkreetset spetsialisti need õiged haiged üles leiavad ja kuidas teha nii, et need õiged haiged, kindlasti lõikushaiged sinna vastuvõtule satuvad. See on see, millega tegeleb erakliinik juba enne, kui ta läheneb sellele konkreetsele spetsialistile. Nüüd see põhiküsimus, mis minu ettekande sisu on, et kus on siis kirurgil parem. Ma näen siin väga palju kolleege, on inimesi, kes on alati olnud riiklikus süsteemis, on inimesi, kes on proovinud ühte ja teist. Et me kasvatame oma residente selleks, et nad oleksid valmis seda suures haiglas töötama. Et ta unistaks tööst riiklikus süsteemis ja tahaks ennast hästi palju valvata. Ja ta oleks selle unistuse nimel ka tegema valmis kompromisse oma eraelu ja oma hobide alal. Et aga kui tekib see ebaõiglustunne, et tekib see kihistumine selles osakonnas, siis saab see spetsialist aru, et ta panustab emotsionaalselt ja ajaliselt, aga ta tegelikult ei saa sealt tagasi piisavalt. Ja siis hakkabki see spetsialist ringi vaatama. See on nagu abielu lahutusegagi. Kui 2 inimest on üliõnnelikud, siis lahutus kunagi ei tule. Ja erasüsteem, miks ta pingutab, on sellel spetsialistil või sellel kirurgil peab olema hea olla. Hea olla mitte ainult materiaalselt seal, vaid ikkagi ka emotsionaalselt ja vaimselt. Et erasüsteem peabki pingutama rohkem. Ning spetsialistina on sul alati meeldivam olla seal, kus sind märgatakse ja tunnustatakse.
Ning see mõte, et ühel hommikul olen ühes kohas ja õhtul olen teises kohas või siis mul on valve kuskil maakonnas, et tegelikult see ei ole kindlasti see, mida me spetsialistidna tahaksime. Kõik, ma arvan, ma ei ole näinud kirurgi, kes ütleks, et jube tore on ühel päeval ühes kohas olla, järgmisel päeval teises kohas, et sa enam ei mäleta, et sa pead oma kalendrit vaatama, kuhu täna lähed. Et me kõik tegelikult tahaksime ühes kohas töötada. Et nüüd on minu küsimus see, et miks see leivaisa sulle ei paku seda võimalust. Nüüd, kui mul on rohkem olnud aega, siis käisin ka mina meditsiinijuhtide koolitusel ja võtsin sellelt just Mainori meditsiinijuhtimise koolituselt selle slaidi, et mis oleks lahendus. Et võib ju kaevelda palju, aga mis oleks lahendus. Ükskõik millises süsteemis see kirurg siis on. Et võib-olla me ei peaks üldse sellele nii palju keskenduma, vaid me võiksime keskenduda, et kuidas me seda uut inimest käsitleme. Mina arvan, et kõik need uued inimesed tegelikult, kes tulevad residentuurist välja, on tegelikult erakordsed talendid. Ja nüüd on selle asutuse asi, et kuidas see tulemuslikuks kõrgeks teha ja kuidas see potentsiaal kõrgeks teha, et see erakordne talent saaks siis avalduda. Täna ma väidan, et me ikkagi pärast residentuuri läheneme sellele inimesele, et ta on kuskil siin. Ja nüüd on tema asi, selle spetsialisti asi, et kuidas sa see tulemuslikkuse endale kõrgeks ajad ja siis selle potentsiaaliga kõrgeks ajad. Et tegelikult see nii ei peaks olema, see asutus peab ise toetama ka seda spetsialisti. Nii, aga suur tänu teile. Kas teil on mulle küsimusi? On tulnud saalist üks anonüümne küsimus. Mis arvate on põhjuseks, et soost sõltuvalt ametioskusi üldse analüüsitakse? See, mis sulle. Arvad, jah? Jah. Me oleme erinevast soost, on ju? Jah. Ja. Ma arvan, võib-olla selle vastuseks ma räägiksin ühe loo. Juhtus see hiljuti, eelmise aasta lõpus, kus erinevate kirurgidega oli arutelus seesama Eesti arsti artikkel, mis Rootsis tehtud oli, et kus leitigi, et naiskirurgidel koletsüstektoomia järgsed tulemused on paremad, tüsistusi vähem. Ja meeskirurg ilma sellesse süvenemata ütles kohe, naised ju valivad kergemaid lõikusi. Et seal kindlasti oli veidike valesti või midagi oli puudulikult tehtud. Ma mõtlesin, et aga siis ongi nii, et naiskirurgid pigem otsivadki oma väidetele võib-olla tõestusi rohkem. Uurisingi seda uuringut ja seal on väga hästi sobitatud haigete grupid, nii nende kaasuvate haiguse olemuse, operatsiooni mahud, et tegelikult on täiesti võrdväärsed uuringud. Ja võib-olla see ongi see vastus sellele, et neid uuringuid ongi vaja selle jaoks, et mõnel inimesel on vaja tõestust, mõni inimene ütleb niisama. Aitäh! Juhatan sisse siis järgmise ettekande. Dr. Jaan Kirs Junior on meil saanud siis residentuuri kogemuse Soomes ja töötamise kogemuse ka algselt Soomes. Ja siis sattus ta siia meile Eestisse tööle. Kindlasti ehmatava, šokeeriva kogemuse sai. Ja ma usun, et tal on ka väga palju häid ettepanekuid, kuidas siis meie süsteemi, Soome heaoluühiskonna selliseid nippe sisse tuua. Aitäh! Suur tänu ja tere päevast! Suur au on olla siin Eesti Rahvamuuseumis nii auväärse publiku ees. Ma kõigepealt tahaksin tänada arstide päevade korraldajaid, kes on siis pannud kokku väga huvitava kava ja programmi. Ja siis tänan doktor Tarka mind kutsumast esinema. Minu nimi on siis Jaan Kirs ja minul paluti rääkida teemal Teel Põhjamaade heaoluühiskonda kirurgi vaatenurgast. Mul huvide konflikti ei ole, kõik minu konfliktid tulenevad minu töökohtadest, mida ma siin kohe loetlen. Ma räägin natukene endast kõigepealt. Ma lõpetasin Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 2012. aastal, peale mida siis suundusin Soome residentuuri Turu ülikooli. See residentuur toimus siis Vaasa keskhaiglas ja Turu ülikooli haiglas.
selle aja jooksul ma kaitsesin ka doktorikraadi Turu ülikoolis ning peale lõpetamist töötasin 2,5 aastat veel Soomes gastrokirurgina ja tegin ka traumakirurgia sellise fellowshipi Johannesburgis Lõuna-Aafrika Vabariigis. 10 aastat hiljem tulime tagasi tööle Eestisse, kõigepealt Lääne-Tallinna Keskhaiglasse, seejärel Põhja-Eesti Regionaalhaigla erakorralise kirurgia keskusesse ja töötan ka siis kaalukirurgia keskuses. Nii et mul on selline kogemus, kus 10 aastat olles olnud Eestist ära, oskan ma natuke võib-olla niisuguse kõrvalseisjana võrrelda, et kus me oleme olnud ja kuhu me oleme jõudnud. Et veidi anda nii-öelda tausta edasi selle loengule, siis ma räägin pisut Soome haiglavõrgust. Esiteks, Soome on oluliselt suurem kui Eesti, nii rahvaarvu kui ka pindala poolest. Soomes elab 5,6 miljonit inimest, enamus neist siis elab lõuna- ja läänerannikul. Rääkides Soome pindalast, siis Soome on väga suur riik, et kui hakata Helsingis sõitma, siis Soome põhjatippu, näiteks Utsjoele, see on sama pikk maa, kui sõita Tallinnast Poola ja Slovakkia piiril olevasse Zakopane linna, see on kuskil 1300 kilomeetrit. Et väga suured distantsid. Soomes on siis 5 ülikooli haiglat ja 15 keskhaiglat. Tervishoiuteenuste reformidele vaatamata on see struktuur siis enam-vähem püsinud samasugune tänase päevani, aga keskhaiglate nii-öelda vastutust, valveringe tõmmatakse oluliselt kokku ja ka määratletud nii-öelda lõikuse, mida keskhaiglas tohib teha, mida ei tohi teha ja ka teatud asjad on ülikooli haiglate vahel tänaseks päevaks ära jaotatud. Aga tuletame siis natukene meelde, kus oli Eesti meditsiinisüsteem aastal 2012 või kus see oli siis, ütleme, värskelt lõpetanud arsti jaoks. Kõigepealt, kui vaadata, mis oli seis haiglatega, instrumentidega ja nii edasi, siis enamus suuri haiglaid olid renoveeritud, kas siis opiplokid olid uued täiesti ehitatud või kohe-kohe valmimas. Põhimõtteliselt oli kättesaadavad kõik instrumendid, mis Skandinaavias, võib-olla lihtsalt see, et kuidas nad olid kättesaadavad, oli veidi erinev, kõik ei saanud vabalt kohe riiulist võtta, aga üldjoontes oli see pool oli väga hästi. Residentuurisüsteem 12 aastat tagasi oli selline, kus sinu õppe eesmärkide täitmine, tööülesanded olenesid väga palju sinu juhendajast. See oli just selline selli-õpipoisi suhe ja kui juhendajaga oli hea suhe, siis olid need eesmärgid võib-olla paremini täidetud, kui halvem võis olla, et need jäid üldse täitmata. Ja residentuur oli hästi baasasutuse põhine. See tähendab seda, et enamus residentuuri tehti ühes haiglas. Need olid siis Tallinna ja Tartu suured haiglad tavaliselt ja kui residentuur oli tehtud, siis üldiselt kui vedas, siis sai ka sinna haiglasse tööle. Teadustöö seis 2012 kirurgias oli üpriski sporaadiline, see ei tähenda, et teadust ei tehtud ja seda on natuke raske mõõta, sest et ei ole otseselt infot, et kui palju on artikleid avaldatud kirurgias 2012, aga mida saab vaadata, on siis kirurgia teemadel kaitstud doktorikraadid, mida siis umbes aastast 2002 kuni 2012 on kaitstud kuskil 3-4 tükki. Palk residendil 947 eurot kuus, valved olid enamasti koha sees, öötunde ei kompenseeritud eraldi, see tegi tunnipalgaks kuskil 7 eurot. Samal ajal, milline oli seis Soomes? Alustame juhendamisest. Esiteks, residendil ei olnud kindlat juhendajat. Resident oli tööl osakonnas, kus tal olid ülesanded pidada ambulatoorset vastuvõttu, assisteerida lõikusi ja vastavalt oma võimetele sai siis rohkem ülesandeid. Juhendamisega tegelesid kõik siis osakonna arstid, et ei olnud see sõltub ühest inimesest ja kui ka juhtus, et
iseloomud või inimkeemia kellegiga ei klappinud, siis sellest sai kergesti üle. Soome residentuurisüsteem on selline 3-tasemeline, see on siiamaani selline. See algab esmastasandilt ehk tervisekeskusest või perearsti punktist, kui nii võtta. Seejärel liigud sa keskhaiglasse, sealt edasi ülikooli haiglasse ja siis see residentuur päädib suure teadmiste paraadi ehk lõpueksamiga. Ja need õpiväljundid olid siis sellised, et kui sa olid täitnud teatud kriteeriumid, said sa liikuda järgmisele tasemele. Mida ma väga kiidaks siin ja mis on asi, mis andis natuke laiema vaate üleüldse arstiteadusele, meditsiinile, on just osalemine esmatasandi meditsiinitöös. Kirurgina, eriti kui kohe minna väga tippkeskusesse, tippspetsialisti juurde, kes tegeleb tihti ühe kitsa erialaga, võib jääda mulje, et mingisugune harvikhaigus on ka põletav rahvatervise probleem. Perearstina töötades saad sa aru, et kirurgilised patoloogiad üldse on väga harvad ja enamus inimestele tegelikult ainult nohu ja peavalu, miks nad arsti juurde tulevad. Ja seda, ütleme, perspektiivi panna on väga hea. Teadustöö. 2012 praegu täiesti iseenesest mõistetavana tunduv asi nagu Journal Club, kus siis resident kannab ette kogu kliinikule või kogu osakonnale ühe artikli. Hea näide on see artikkel, mida doktor Tark refereeris, on ka tegelikult ühest Journal Clubist välja tulnud või seal ette kantud. Residentidelt eeldati siis teadusprojektides osalemist ja doktorikraadi tegemist väga julgestati. Tegelikult on see nii, et mis on siiamaani selline süsteem või nõue, et kui sa soovid töötada ülikooli haiglas ehk suures linnas, siis sul peab doktorikraad olema. Vastasel juhul see on väga keeruline. Ja palgatingimused, palgavahe umbes 4-5-kordne, seda ei ole nii lihtne arvutada, aga põhipalgavahe, nagu näete, 2,5-kordne, pluss siis kõik valved tasustatud öötundide eest lisakompensatsiooni ja nii edasi. Läks mööda 10 aastat, vaatame korra, kuhu me siis jõudnud oleme. Alustame teadustööst. Esiteks on tekkinud selline järjepidev teadustöö kirurgias. Seda, nagu ma ütlesin, on raske mõõta, aga üks mõõdik on kaitstud doktorikraadid. Viimase 2-3 aasta jooksul on iga aasta kas siis 1 või 2 doktorikraadi kaitsmist kirurgias. Ei saa ka ära unustada seda, et eelmine aasta avaldati siis kirurgia tippajakirjas Annals of Surgery üks Põhja-Eesti regionaalhaigla erakorralise kirurgia keskusest tulnud teadustöö. See ei ole sugugi väike saavutus. Palgavahe ei ole mõõdetav enam kordades Soomega, ka mitte Rootsi, Norra ega Taaniga. See on protsentides mõõdetav ja arst-residenti tunnipalk on kasvanud 3 korda. Lisaks sellele ka kompenseeritakse oluliselt paremini valveid, öötööd ja nii edasi. Mis on muutunud selle 10 aastaga hästi palju, on korruptsiooni tajumine. Ma lihtsalt räägin ühe loo. Ma olin Soomes residentuuris, nii nagu resident valvab EMO-s, helistas mulle sõber, et ta on jala välja väänanud. Kutsus, et tule siia, teen pildi, vaatame. Ma võtsin ta järjekorrast ette ja tema vaatas mind nii, nagu ma oleks koos panka röövinud, sest et see oli täiesti, see on korruptsioon. 2012 oli normaalne, et ambulatoorsel vastuvõtult tuli kirurg, tegelikult ükskõik mis arst, ära konjakipudelite, kommikarpide ja vahest ka rahaga, siis täna residentuuri lõpetanud arstile tundub selline käitumine juba väga kummaline ja isegi natuke, kuidas öelda, naljakas. Ka on muutunud kirurgi stereotüüp. 10-12 aastat tagasi kirurg pidi kindlasti olema mees. Tüdrukud võisid ka olla kirurgid, aga mitte päris kirurgid. See on väga muutunud. Täna on sooline võrdsus põhimõtteliselt saavutatud. Vahet tehakse väga-väga vähe juba ja pigem on see ka niisuguse vanema põlvkonna probleem, kui nii öelda.
ja kirurgia on muutunud meeskonnaspordiks. 10 aastat tagasi oli kirurg see meeskonna juht ja meeskond oli üleüldse väga väike. Täna on nii, et kirurg on osa sellest meeskonnast ja meeskonnas toimimise võime ja oskus on hästi oluline. Seda hinnatakse residentide puhul, kolleegide puhul ja see on muutunud väga oluliseks. Kui vaadata, mis siis täna seis umbes Soomes on, et kas me oleme jõudnud Põhjala heaoluriigi tasemele. Teadus- ja arendustegevuses veel päris mitte. Kaitstud doktorikraadide arv on Soomes 1 miljoni elaniku kohta kirurgias oluliselt suurem. Väga olulisi artikleid on avaldatud, mis ei ole siis ainult eriala seltsides leidnud tagasisidet, aga mida on kajastatud siis rahvusvahelises meedias. Võtame näiteks siit Turu ülikoolis APAC trial, mis leidis kajastus CNN-is, BBC-s ja nii edasi, kus siis tõestati seda, et apenditsiiti võib ravida ka antibiootikummiga. Kirurgide koolitamine. Mõnes mõttes on, kui võrrelda Soomet ja Eestit, on see teaduse võidukäik loonud selle, et kirurgide koolitusel pannakse sellele väga suurt rõhku. Teoreetilisele koolitusele võib-olla natuke liiga suurt rõhku ja on hakatud arutama seda, et ära on kadumas selline käsitööline kirurg või kirurg, kes on hästi laia ampluaaga, kes suudabki lõigata kõike alates hambaaugust kuni hemoroidini ja kõik, mis sinna vahele jääb. Sellest tuleneb ka selline arstide spetsialiseerumine, et ülikooli haiglas, sellises tipphaiglas töötavad tippspetsialistid ja see info hulk, mida tippspetsialist peab haldama, et olla oma alal tipus, on eksponentsiaalselt suurenenud viimase 10 aastaga, mis tekitabki Soomes selle geograafia tõttu sellise probleemi, et seal 1300 kilomeetrit Helsingist sinna ongi raske leida seda hästi laia ampluaaga kirurgi. See on probleem, millega nad täna tegelevad. Ja palgavahe, nagu ma ütlesin, ei ole enam mõõdetav kordades, vaid protsentides. Võtta siis lühidalt see 10 aastat kokku. Minu hinnang on, et võib-olla me päris heaoluühiskonnas, Põhjamaade heaoluühiskonnas veel ei ole, aga me oleme seal väga-väga lähedal. Kui vaadata teadustööd, see on jätkusuutlikuks muutunud, on püsiv selline doktorantide pealevool. Tehnilises aspektis me ei jää millegi poolest alla, ka niisuguste kallimate, keerulisemate instrumentide kättesaadavus on väga hea. Ja siin tuleb muidugi mainida ära robotkirurgia, mida doktor Tarka mainis, et see on nii meie põhja- kui lõunanaabritel, aga me veel ei ole enda valdusesse robotit saanud, aga see kindlasti juhtub. Mis ma mainisin, see suhtumine ja suhtlemine on muutunud. Kui võrrelda seda, kus me olime 10 aastat tagasi, võrreldes sellega, kus me oleme täna, siis see kirurgi stereotüüp on hoopis teistsugune. Kirurg on osa meeskonnast ja järjest ebaolulisem osa meeskonnast, mis on väga hea. See näiteks, kui võtta vähiravi, siis kirurg peab töötama koos onkoloogi, tulevikus ilmselt ka rakuteraapiat valdava arsti, õdede, rehabilitatsiooniarstidega ja nii edasi, et see on ainult üks osa sellest ketist, et tagada patsiendile tänapäevane ja tipptasemel arstiabi. Mainisin korruptsiooni tajumist, mis on täiesti oluliselt muutunud ja loomulikult ei saa märkimata jätta ka palka. Aga veel lõpetuseks ma lisaksin omapoolse nägemuse, see on puhtalt minu subjektiivne nägemus, et kus me võiksime olla 5 aasta pärast. Ma arvan, et 5 aasta pärast Eesti kirurgia ongi Põhjala heaoluühiskonna tasemel igatepidi. Mina kahtlustan, et siin meie suurtes haiglates õpivad ja õpetavad meie oma residentide, üliõpilaste kõrval ka välismaarstid, mitte ainult Ida-Euroopast, vaid ka vanast Euroopast, sest et meie palgatase näiteks on juba mööda läinud Hispaania residendi palgatasemest. Meil on
väga omanäoline kogemus, kuidas selline postsovjeetlik meditsiinisüsteem muuta läänelikuks ja toimivaks tervishoiusüsteemiks. Mitte ainult siis nii-öelda majad, instrumendid, palk, vaid ka see suhtumine, kuidas see muutub. Ja meie väiksus lubab, meil on hästi innovatiivne, teha kiireid muudatusi, minna nii-öelda ajaga kaasa. Ja see on asi, mida ilmselt suuremates riikides tahetakse näha. Aga eeldused kõigeks selleks loob teadustöö. See, et kirurgid analüüsivad oma tööd ja publitseerivad ka neid tulemusi, sest et vastasel juhul ei saa mitte keegi teada, kui ägedat asja me siin teeme. Ma arvan, et meeskonnatöö on veel olulisemalt kasvanud ja kui me vaatame residentide koolitust täna, kuhu suunas see areneb, kas või ITK-st toimuv õpetav haiglasüsteem, siis ma arvan, et see on veelgi struktureeritum, veelgi eesmärgistatum, kui see on täna. Aga ma tänan teid tähelepanu eest ja kui teil on küsimusi, ma hea meelega vastaksin. Nii kaua, kui te mõtlete, ma küsiksin ühe küsimuse, et sina oled olnud Soomes residendina ja Eestis oled sa kindlasti residente juhendanud. Kui palju neid nippe oled sa Soome residendi juhendamisest edasi kandnud Eestisse või mida sa tahaksid, et me võtaksime näiteks Soomest üle? No just see, et mida tegelikult mul on tunne, et noor inimene vajab, mida võetakse üle ja ütleme, meie keskuses, erakorralise kirurgia keskuses, see toimib juba mingil määral, mitte 100%, aga on just see, et noor inimene tahab ennast tunda vajalikuna, selleks tal peab olema mingi oma iseseisev ülesanne. See ülesanne võib olla täpselt see, mida doktor Palmiste mainis, et veresoonte kirurg ei viitsi olla polikliinikus. Kas siis resident olla? Ta tunneb ennast hoopis teistmoodi, kui ta on ise seal, ise otsustab. Muidugi ta peab nõu küsima, muidugi peab seal olema niisugune tugivõrk, aga ma arvan, et kui sa õpetadki paar aastat noort inimest, ma arvan, et see ei lähegi nii kaua, paar kuud, siis ta saab sellise põhiasjaga seal hakkama. Aitäh. Ei ole küsimus praegu rohkem. Aitäh. Aga meil on üks paus ette nähtud siin nüüd kuni kella 3-ni, jah? 50, jah? 14.50 tagasi.